Ja no ma arvan, et õigusteaduse üks olemuslikke muresid on see, et ta sörgib sabas teadmistel inimloomuse kohta ja ei arene piisavalt kiiresti, ei täienda, ei täiusta oma lähenemisi inimkäitumise kvalifitseerimisel. Eks see puudutabki süüteokoosseisu, süümõistet, nii karistusõiguses, eriti muidugi tsiviilõiguses, kus ta on nagu täiesti vananenud eksiarusaam, eks ole, et mida sa käsitled kellegi süüna, et mille eest sa saad kellegi etteheidet teha. Ja ka mõjutusvahendite mõttes, et kuidas saab inimest mõjutada, kuidas neid asju mõtestada, mis oleks aktsepteeritav ja mis mitte. Ja kui nüüd tulla lähemale sellele küsimusele, siis ma arvan, et igasugused sellised uuringud mingisuguste psühholoogiliste korrelatsioonide kohta on kahtlemata väga huvitavad. Ja ma üldse ei arva, et on nagu põhjendamatud on, et ilmselt sellised tegurid on nagu olemas, aga küsimus on nüüd selles, et mis tähtsus sellel on. Et arvestades seda, et Eestis pannakse aastas toime, siin nüüd viimastel aastatel on olnud umbes 27 tapmist või tapmiskatset ja enamasti see, ütleme, et Eesti valdav tapmine on ikkagi ühise joomingu käigus pikaajalise alkoholi tarvitamise kogemusega inimesed, kes siis mingisugune tüli eskaleerub selleks. Et seda, et toimuks selline kaalutletud lähedase inimese tapmine, et seda tuleb ette siiski niivõrd vähe, et nagu sellele nagu mingisugust iseseisvat nagu tähendust või tähtsust anda, et midagi võiks hakkama eraldi ette võtma selles osas, et võõras isasid kuidagi rohkem tähelepanu olla võtma, pole nagu... Aga kui me liigutaksime selle väärkohtlemise ja seksuaalse väärkohtlemise alla? Jaa, et põhimõtteliselt, mis ma enne rääkisin, et eks ole, et oskused konflikte lahendada, agressiivsuse, ma ei tahaks kasutada sõna allasurumine, aga mul ei tule praegu paremat sõna nagu pähe, et ütleme, et oma agressiivsusega toime tulemine või selle leevendamine, et konflikti lahendamise oskuste kasvatamine, siis igasuguste väärkäitumiste osas teiste poolt selle märkamine ja siis sobivate sammude astumine, et kas ise vahele minek siis lähedasele või võimupositsioonil olevale inimesele, ma ei tea, õpetajale või treenerile sellest rääkimine või soovitamine, kust leida nagu psühholoogilist abi, põgeneda, turvakodusse minna või siis minna politseisse. Et selliste meetmete kasutamine, see on nagu see komplekt, mida kindlasti nagu tuleks ühiskonnas propageerida ja rakendada. Et see kahtlemata aitaks neid juhtumeid ära hoida. Et iseenesest ma ütlen, et see korrelatsiooniga ma ei vaidle vastu, et ma arvan, et see täpselt niiviisi võibki olla, et võõrasvanemal on niikuinii väiksem emotsionaalne side lapsega, aga rääkida sellest, et mingisugune ema tapmise juhtumid, siis neid on lihtsalt niivõrd vähe, jumal tänatud, eks ole, et jah, see korrelatsioon iseenesest võib olemas olla või see seletus võib nagu tõsiselt võetav olla, aga ma ei oskaks sellega nagu mitte midagi pihta hakata. Võib-olla see on suurte ühiskonna küsimus, et rohkem inimesi ja see protsent on nii väike, siis kui korrutad suured populatsioonid, siis saab piisava varu inimesed oleks muretseda. No, aga mida sa seal muretseda, mis teed siis? Et sellel on tähtsus selleks, et nagu hinnata, ütleme, kellegi süü suurust võib-olla, hinnata seda, et missugust meetmeid võtta, et kindlasti ma olen nõus sellega, et tapjad enamasti ei ole mingisugused loomastunud inimesed. Neid enamasti tapmised sünnivad mingisugustel, ütleme, kas erakordsetel asjaoludel.
kas see on erakordne psüühiline vapustus, kas see ongi see, et olukord nii-öelda tingib selle, et kellelgi läheb käest ära, läheb liiga hoogu või midagi sarnast, eks ole, et seda, et tapmised oleksid pikalt ette kaalutletud, seda tuleb ette ikkagi pigem nagu vähe. Ja eks see on midagi, mis on ühiskonnas, igas ühiskonnas tegelikult ju tabu. Et on jah neist kohti, kus tapmisi pannakse väga palju toime, et ka Eestis 90-ndatel toimus tapmisi sadu, ehk siis kui ühiskond ise on väga ebastabiilne, kas on siis nii-öelda, nagu öeldakse, transition, ehk siis mingisugune siirdeühiskonnad ühest nagu olekust teise, et nagu me tulime suletud, hästi kontrollitud ühiskonnast, kukkusime äkki põmpsti täielikku vabaduskaosesse tegelikult ühiskonnana. Et see lõi sellist konteksti, kus muuhulgas oli seda vägivalda ja hoolimatust tohutult palju, et mitte ainult tahtlikke tapmisi, vaid ettevaatamatusest surma põhjustamine, tööõnnetustega surma põhjustamisi, et neid oli metsikult, liiklusõnnetustest sai surma 10 korda rohkem inimesi kui täna, kui meil ikkagi hukkub ju veel väga palju. Et see on siirdeühiskondade probleem, on ka selliste ühiskondade probleem, kus on nagu millegagi lihtsalt väga-väga puusse pandud. Miks on USA-s nii palju tapmisi? See ei ole minu arvates absoluutselt normaalne ühiskond, et esiteks on seal tohutud sisepinged sellega, et ühtepidi nad on nagu tohutult religioossed, väga on keelatud ja piiratud ja reguleeritud mingid käitumised, et eemalt vaadates tundub kõige vabam riik maailmas. No kus see vabadus on, et seal on seda nagu neid absurdi reegleid on niivõrd palju. Ja teistpidi ongi siis need pinged kuidagi vallanduvad siis mingisugust asjadest, mis siis on nagu lubatud, et ma ei tea, nii-öelda Hollywoodi filmikunst või ka pornograafia, eks ole, mis tohutult ikkagi levib ju sealt ühiskonnast. Ja teiselt poolt ka see täielik metsik libertaarsus relvade osas. Et kui Eestis oleks sama lõdva randmega relvad ripakil nagu USA-s, siis kindlasti meil oleks tapmisi palju rohkem. See on niivõrd ilmselge, et minu jaoks vähemalt, et see relvade rohkus, neil meeldib, kes poodavad selle meeldib, et guns don't kill people, people kill people. Aga kui sul on pingeseisundid ja sul on relvad käepärast saada, siis sealt on vähe maad minna, need koolitulistus, kõik minu mõist on ilmselgelt selle, aga need debatid, see on religioosse küsimus, ühe jaoks see ongi lihtsalt, ongi dogma ja teise jaoks, kes hakkab seda vaidlustama, tema on siis ketser, on ju, ja siis käib hoopis mingi muu. No see on üks kummaline arusaam, eks ole, vabadusest, et sul peab olema vabadus, et sul on relv. Aga samas sa näiteks, ma ei tea, 21-aastaselt ei tohi või 20-aastaselt tohi poest alkoholi osta. Et või siis on mingi kellaaeg on paika pandud, et kuna sa tohid, või siis on mingisugused muid selliseid reegleid, mis tundub pannud kukalt kratsima, et miks te siin vabadust piirate või siin ei näe, et inimesel võiks olla nagu vabadus ise otsustada. Aga relvad on teil ripakil. Ja relva sa võid minna, ma ei tea, 16-aastaselt või saad juhiload, aga 20-aastaselt tohid osta õlut. Mulle tundub, et võib-olla on äkki küsimus selles, et USA õigus väga kasuistlik, mulle tundub, et on väga suvaliselt arendatud kriminaalõigus ja brittidel on nagu sarnane probleem, et on siuke lapitekk nagu. Aga õigus on igal pool seda. Aga Eestis on ikkagi mingisugune, kui me see uus ühiskond tekkis, see paini mingi väga konkreetselt reeglid paika süsteemina. Ja süsteemina on see nagu ikkagi suuresti niimoodi ideoloogiliselt nagu terviklikuks jäänud. Ei, ma ei tea, pigem on see nagu ideaal, mille poole püüelda, aga seda pole kunagi saavutatud. Eks see õigus on igal pool nagu lapitekk,
et neid põhimõtteid või neid printsiipe, mille alusel ta just nagu peaks olema üles ehitatud, noh, paremini või halvemini on püütud järgida, ma ei tea, meil on mõnes mõttes olukord noh, natukene on selle koha pealt teistmoodi, et lühikese aja jooksul toimusid suured ja põhimõttelised õigusreformid läbi terve õigussüsteemi. Et jah, tollel hetkel mingisugusest filosoofiast lähtuvalt võeti terve ports seaduse vastu. Esiteks on sellest nüüd möödas 20 aastat ja neid on tohutult palju muudetud ja see algne filosoofia, mis seal taga on olnud, seda on üsna palju kahjustatud kõikides õigusvaldkondades. Ja teiseks, et oma olemuselt on ta siiski olnud juba algusest peale ebatäiuslik niikuinii. Ja noh, USAs see sama, aga seal tuleb veel juurde ka see, et meil on föderaalõigus ja siis on tohutu hulk partikulaarõigusi, eks ole, nende osariikide oma õiguste näol, et nende vahel on pinged ja vastuolud nii föderaali kui osariikide seaduste kui osariikide seaduste omavahel, et inimestel on seal kindlasti oluliselt keerulisem orienteeruda, et kus, mis ja kuidas. Ja noh, lisaks siis veel kõik need kohalikud, ma ei tea, mingisugused ordnantsid ja määrused, mis sul seal konkreetses countis või omavalitsuses toimivad, mis on ka noh, ütleme, et seda delegeerimist kohalikule tasandile on seal, ma arvan, siiski üsna palju.